Kõhuplastika sobib kõigile, kellel on tekkinud probleem kõhu eesseinaga. Eeskätt pean silmas just inimesi, kes on läbi teinud massiivse kaalu langetamise, kas siis operatsiooni järgselt või iseseisvalt ainult dieedi ja füüsilise koormuse suurendamise teel. Samuti on näidustatud naistele pärast sünnitust, kellel on tekkinud kõhu eesseina lõtvus, mida enam treeningute ja eluviisi korrigeerimisega parandada ei saa, ei õnnestu. Samuti inimestel, kellel on tekkinud kõhu sirglihaste ulatuslikult väljendunud diastaas, samuti saab seda edukalt parandada kõhuplastikat tehes. Teatud juhtudel saab kõhuplastikat kombineerida ka erinevate teiste kõhuseina operatsioonidega, nagu kõhuseina songa operatsioonidega. Nii et saab kõhuplastika lõiget ja metoodikat kasutades likvideerida ka kõhu eesseina songasid, mis jätab kokkuvõttes esteetiliselt annab esteetiliselt ilusama tulemusi ja samas on ka raviv kõhu eesseina raviprotseduur. No üldiselt see on ikkagi vale arvamus, et see kaalu langetamine on minimaalne, et seda loota ei tasu. Et kui on tegemist väga suure rippuva kõhuga, siis on võimalik seda kaalu langetada seoses operatsiooniga 2-3 kilo üldjuhul. Mõnikord, kui on tegemist selliste hiidkõhtudega, et siis on meil isegi tõesti olnud tulemused, kus selline hiidkõht, mis ulatub juba allapool põlvi, et selle kaal võib olla kuni 20 kilo. Aga need on üliharvad juhtumid, et see ei ole selline tavapärane. Kuid üldiselt me soovitame patsientidel siiski seda hästi läbi kaaluda ja eelnevalt lapsed ära sünnitada, mis annab parema tulemuse. On võimalik ka pärast operatsiooni rasedustada, kuid kuna tekib kõhupressi suurenemine raseduse ajal, siis see rikub lihtsalt eelnevalt tehtud operatsiooni tulemused ära ja tekib mingil määral ikkagi uuesti lõtvunud kõhu probleem. Miniplastika puhul on operatsiooni maht oluliselt väiksem, samuti operatsiooni trauma minimaalsem võrreldes täiskõhuplastikaga ja miniplastika on näidustatud siis, kui inimesel on probleem rohkem kõhu eesseinaga allpool naba, kas siis rippuv kõht või siis kõhu eesseina lõtvus. Et üldiselt üritame teha ikkagi operatsiooni nii, et tulemus oleks püsiv. Seda tulemust võivad mõjutada muidugi oluline kaalutõus või siis rasestumine pärast operatsiooni. Üksikutel juhtudel on see vajalik ja võimalik ka, et oleme üksikutel juhtudel tõesti täiskõhuplastikat korranud, kuid see on tõesti sel juhul, kui on näiteks olnud rasestumine ja selle tagajärjel tekkinud uuesti kõhu eesseina lõtvus. Või siis uuesti pärast mingisugust, kui on olnud oluline kaalutõus ja siis pärast selle langetamist. Aga need juhtumid on väga harva. Ja iga operatsiooniga järgselt ikkagi peab arvestama armidega, mis siis täiskõhuplastika puhul on puusast puusani, bikiini piirkonnas ja teine arm on ümber naba, ringikujuline. Kuid poole aasta vältel see arm tasandub ja muutub oluliselt heledamaks, nii et ei ole väga väljapaistev. No, üldjuhul on tegemist suhteliselt ohutu operatsiooniga, kuna on tegemist ikkagi pindmise operatsiooniga. Kõige sagedasemad tüsistused on seotud just verejooksudega, mida aeg-ajalt siiski esineb ja mõnikord on vaja teha ka seetõttu kordusoperatsioone. Ja mõnedel juhtudel on lihtsalt haava paranemine pikem kui tavapäraselt. No, kõige haiglas taastumise periood on 2-3 päeva, kui inimene peab olema juba aktiivne, peab ise kõndima. Nädal aega peaks kõndima natukene kõverdatud asendis, kuna nahk on küllaltki pinges pärast operatsiooni. Tavapärane taastumine kuskil 2-3 nädalat.
siis inimene peaks saama tunda endast juba suhteliselt turvaliselt, kuid siiski selline sport ja raskuste tõstmine on soovitav mitte enne kuud aega. Kuna me alati operatsiooni ajal teeme ka kõhu sirglihaste plikatsiooni ehk siis tugevdamist, siis soovitame harjutusi kõhulihastele teha mitte enne 3 kuud. Enne operatsiooni peaks silmas pidama just eeskätt kehakaalu. Et ka pärast kaalu langetamist peaks olema kehakaal stabiilne vähemalt pool aastat. Siis on tulemused ka kõhuplastika järgselt head. Ja samuti ei soovita teha kõhuplastikat väga ülekaalulistele, et kehamassiindeks peaks olema vähemalt alla 35. Et pärast, kui on kehamassiindeks suurem kui 35, siis on tulemused ka suhteliselt kehvad, riskid on suuremad ja haava paranemine ei pruugi olla